pakkumine. Mida sa ostad? Sul ei ole kusagile panna. Ei ole. Kus lähed nendega? Nii kõva tuul oli, et ma igaks saaks panna. Vaata, kui ilusad seedid. Karjendud seedist ei ole üldse. Sulle meeldib ka vuntsid? Ei, mulle meeldib seedi luuletus. Peeter Kormašov, kas sina oled see kokk, kes räägib kokka elust, et süüa teha ei osanud, aga hakkasid kokkaks, on? Jaa, peast hullu inimese raamat. Aga kes selle pildi on teinud? Selle tegi mu sõber, see on ühe prooviruumi juures, kus me käisime mängimas silla all, mis piltis. See tundus nagu see aeg, mida ma elasin läbi seda. Väga uhke. Sa müüd seda raamatut siin? Jaa. Mis see maksab? 10 eurot. Müü 5-ga. Okei. Hästi. Aga teised raamatud on Mika Keränen. Jaa, Mika Keränen. Tulge kuulus kauplema. Eesti kirjanik, mitte Soome kirjanik, Eesti kirjanik. Väga tähtis. Millegipärast Soome nimega. Ja Mikaga seab meid selline tore asi, et meie esimese raamat andis välja sama kirjastaja Jutulind. Jaa, aitäh Aivar Meelinnule. Ja aitäh Aivar Meelinnule. Siin käib praegu veel nii-öelda nagu seire. Näitame seda, reklaami. Ma näitan reklaami ka. See hakkab ilmuma 20. mail. 20. mail hakkab ilmuma uus raamat. Ma räägin teile sellest, kuidas Maria Õnnelam Kreekasse jõuab. Millised raamatud teil siin pakkumises on? Need on välismaakeelsed raamatud kõik. Maria Õnnelama lennuk maandus, seal oli teist reisijad ka. Oli Kreekast Ajalugu oli, siin on dissertatsioone, kõik on puhtad nimed. päris aus olla, suvi, sügis ja talv meeldisid talle ka. Aga kevad oli kindel lemmik. Eriti siis, kui vaikselt sulama hakkas, esimesed kevadvilled oma minaarelikult mullasest välja pissid. Ja Lutsu raamatukogul on ka raamatuid üle ja neid müüte siin. Jaa, oleme saanud mõned välja vahetada või võtta on väga palju. Me oleme hea meelega anname inimestele võimaluse, et neile poeg kodu on. See on väga õige. Ilusad raamatud. Praegu ei müü, aga lihtsalt kutsute, et tulge raamatukogusse. Ja tutvustame, et on 2022 on raamatukogude aasta. Kirjastusel Kooliprii on ikka hästi pikk lett kohe. Mis need kapiraamatud on? Siin on, kuidas ma siin siis on siin klapid ja klapi all on hästi palju informatsiooni. Muidugi mitte kapiraamatud, vaid klapiraamatud. Kas mul oli Ei, kõik on õieti, mina lugesin ise valesti. Kas on valesti kirjutatud? Kapiraamatud on siin. Kapiraamatud on siin. Kõige pisematele. Siin on isegi sellised raamatud, kuhu saab sisse kirjutada ja pliiatsi pärast ära kustutada, kui tahad. Aga muidugi igasuguseid toredaid juturaamatuid ka. Petrone prindil on ka värsked teoseid, aga muidugi minu sari tuntud teaduses võiks ütelda siis, jah. Aga lisaks on ka ukrainakeelne värskelt ilmunud. Ma ei oskagi seda hääldada õieti. Kriihilka Marta või? Me loodame, et on kriihilka. No, Marta Varbad on eestikeelne versioon. Ja veel, jaa. Marta on muidugi tuntud tegelane, kellest on mitmed raamatud kirjutatud. Postimehe kirjastus. Teil on mitu silti kohe. Vaata siia. Siin on sootsa hinnaga raamatud. Kuidas olla rohkem puu? Sa Kristel küll ei pea vist raamatut veel olen selleks vähe võtma. puu, tahaks veel teada, kuidas, aga kahjuks on taur ja mis siin olid need võõramaise puud. Võib-olla seda sa peadki õppima, kuidas olla võõramaine puu. Seal on mõned kodusemad ka, saab kodusem puu ka olla. Aga siin on muidugi üks väga klassikaline raamat. Minul oli vanast ajast selline olemas veel. Küsite see 7 sõbrast on bluus tehtud. T-särk. Nii vinge asi.
kirjastus Otto Wilhelm keskendub inimeste harimisele. Jah. Jah. Meil on need abi ja kasuraamatud. Osteti lett tühjaks just praegu. Mis siis ära osteti? No kõige tähtsam kasvatusraamat, see mida sünnitusmajas instruktsioonina kaasa ei anta, aga kuidas last pidada sündimisest kuni puberteedini, et sa temaga säilitaksid kontakti ja sideme, nii et see on selline huvitav sari, mida on kasulik endalgi lugeda, et saad teada, mis lapse peas toimub. Seda te olete rohkesti mõõtud kaasa, ma loodan. Seda meil ikka on, jah. See on ka müüdud kõige rohkemini meie majas. Aga on teistsugused raamatuid ka, nagu näha. Meil on siin ka igavikulised raamatud, näiteks väga tähtsad uus raamat on meil see, mis räägib erinevatest kivististest, mida inimkond, millega kokku puutub erinevates maakera nurkades ja meil, mis on kohati mõistatuslikud. Müstilised ehitised ja rajatised, see on tartlase Jaak Aru raamat. Ja Jaak Aru ise elab Saksamaal, aga tundub, et tal on seal hakanud mõtted lendama kõrgemale ja kaugemale ja siis ta on loonud sellise veebiplatvormi, kuhu ta kogub just nende müstiliste megaliitide ja vanade rajatiste kohta infot. Ja nüüd siis see raamat on justkui värav selle suuredkivid.ee selle platvormi. Siia tuleb veel lisa. Saab niimoodi minna oma telefoni kaudu ka nende videote juurde, mis kirjeldavad neid megaliite, sest siin on olemas QR-koodid, millega avaneb vaade sellesse lähedal. Väga interaktiivne, kaasaegne. See või? Mõrv, surm ja arvete klaarimine, see on krimikirjandus ilmselt, jah? Muhekrimi. On tõepoolest krimikirjandus. Siin on meil nii muhekrimi, mis ei ole väga verine, nagu näiteks see Mõrv Lillelaadal, väga värske raamatust ilmus. Või siis Andrea Camilleri, Itaalia autor, otse itaalia keelest tõlgitud, väga mõnus raamat. Täiesti muhekrimi, aga meil on verisemaid asju ka. Näiteks nagu Puhastustuli, väga karm raamat, põhjamaine, põhjamaine romaan. Või siis näiteks, kus meil on see Jäälagunemine, väga karm raamat. Selline ikka tõsiselt adrenaliinilaks kohe tuleb kätte. Ja muidugi loomulikult ma soovitan kõigile lugeda seda raamatut. See on selline tõsine, mõnus krimi, mis ühendab endas Rootsi kultuuri ja ajaloo. Ja kui seda loed, et kohe ei saa üldse lahti lasta, sest ta on haarn esimesest reast. Palun astuge ligi. Ja loomulikult Islandi autorid, alati minu suured lemmikud, Ragnar Jonasson, tema uus raamat, täiesti värske. Saladuslik Island. Kõik Islandi saladused on kirja pandud ja kui läbi loete, siis saate teada. Ja lugemist. Sellised sildid, kus pakutakse soodushindadega, need on alati tekitavad rõõmu inimestes. Aga need on nii värvilised raamatud siin, et no neid on ikkagi lust kohe vaadatagi kas või. Nii ilusaid raamatuid, mis teistel ei olegi kohe. Päriselt, olete ringi teinud või? Ma olen enam-vähem jah näinud kõiki. Et teil on, ütleme niimoodi, rõhutud rohkem kvaliteedile, mitte kvantiteedile. Võib-olla see on siuke lisaboonus, sest uued raamatud lihtsalt ka, mis on tulnud. Kas seda suurt rahvarõivraamatut ei ole vist teil? Te mõtlete seda või ajalugu? Jah. See on see klassika ja see on kõige uuem nüüd hästi populaarne. Rahvarõivas on norm. See on see, mis meil paar aastat tagasi on see suur nähtus oli. Tuleb välja, et inimestele rahvarõivraamatut meeldivad väga. Jaa, see on ajatu ju klassika. Raamatutuba Fahrenheit oli juba esimesed raamatud siis ära müünud, kui laad polnud avatudki veel. Siin on ikka väga häid vanu tuttavaid. Jaa. Kas midagi on ju päris otsa ka saanud juba, et seda enam ei olegi? Jaa, Lindgrenit on, üks on, Pipitel on, aga Lindgren on küll siin hästi läinud ja Kaplinskina, et sai ka, Kaplinski on siin menukas, meil on praegu. On. No, väga tore. On ummikund, sest kõiki on enam üks mõni asi või arva.
Need toimetajad, meie toimetajad. Laulvad ja pilli mängivad kirjanikud. Mis sellest valikust kõige populaarsem on muidu tavaliselt või ütleme praegusel ajal? No see on kõige uuem. Selle raamatu esitlus tuleb ka? Tuleb homme, jah. Homme kell 5. Et Eesti nõid, 15 lugu, 14 autori. Jaa, kohe olemas. Seda see on ka tutvusraamat eile trükikojast tulnud nii-öelda selleks kiirustasin trükikoda, et Prima Vistal esitleda seda raamatut. See on väga erilise naiskirjaniku, sest kui paljud eestlased teavad, et maailma esimene naisfantaasiakirjanik või mõned ütlevad naisulmekirjanik elas Eestis. Ja selles suhtes see on väga põnev lugu, ta kirjutas, see daam on kirjutanud algselt prantsuse keeles, saanud Prantsuse Akadeemia auhinna Egiptuse elu detailse tundmise eest. Väga esiteks on huvitav raamat, aga teiseks minu jaoks isegi väga huvitav osa on siin taga selle väga erilise kirjaniku lugu, kes on revolutsiooni Ukraina vene, ütleme võiks öelda nii, et ka Ukraina pagulane heas mõttes. Sest et ta põgenes, kuna tema mees oli tsaari kammerhärra, põgenes Eestisse peale revolutsiooni ja suri siin ja on maetud Eesti riigi toel Tallinna siselinna kalmistule. Ja nüüd on siis esimest korda eesti keeles tema romaanid jõudnud 100 aastat hiljem, sest kui ta tuli 21 ja püüdis käivitada oma raamatute väljaandmist 22, aga kahjuks terviseraha ei lubanud, siis nüüd 100 aastat hiljem on ta Eesti kultuuriloos olemas, mis on iseenesest väga tore. Tere, Tibu, tuleb vihma käest ära, laske siia, tuleb vaata raamatuid. Siin on vahved, laste raamatuid. Kas siis, kui ilm jääbki vihmaseks, et siis hakkab raamatutel ka mõjuma? Täitsa tunned juba praegu, kuidas on niimoodi uusteks läinud. Vot, saab kõik inimesi ja tekkida. Aga teil on 2 inimese anatoomiat. Jaa, see on nüüd vanem ja see nüüd tuli alles paar nädalat tagasi. Seda on väga oodatud. Et isegi need, kes on juba ära lõpetanud, ikka ostavad. See on lihtsalt nii kaua juba oodatud. Aga tegemist on siis ikkagi õpikuga arstidele? Jaa. Meie raamatud on nüüd telekas või? Jaa, teil on kõik ilusti ära määratud kohe, sildid juures, et kus, mis on. Peab olema ju. No siis on inimestel vähem otsimist. Just nimelt. Ja kirjastus heategu. Kas Loitsu raamat on populaarne raamat ka? See on kordustrükk. Esimene partii on läbi müüdud. Loitsud on ja... Loitsud on loitsud. Aga see ei ole mitte siin mingi nõidumise kirjastus? Ei, see on Eesti Kirjandusmuuseum. Eesti Kirjandusmuuseum. Teil on muinasjutud ja kõnekäänud. Floristika ja kultuurilooline teema. Väga palju igasugust häid asju. Kuidas äri läheb? Kuule, just jõudsad siuksel õnnelikul ajal, kui just äri hakkas hoogu sisse saama. Kumba rohkem ostetakse siis, Raasat või sinu omasid? Nüüd on, ütleme, et enam-vähem võrdselt ja isegi lätikiilne Poku raamat läks juba müügis. Kas ostis lätlane või eestlane? Eestlane, nii et meile tule lätlasi, nii ütelda läti keele mõistjaid manu vaikselt eestlaste hulga on ja mis tege mulle ainult rõõmu selle, et suur aitüma! Ja et
selles meil on tõlkijaid mahus küll veel Eestimaale, läti keelest tõlkijaid. Kirjastus Hunt. Mis raamatu sa ostsid, Linda? No külas Islandil ja Kreekas. Kas on reisimine ees ootamas või? Ma olen mõlemal maal käinud. Mõlemal maal päris vaimustunud olnud. Sellised miniatuurid ja väga ilusa kujundusega raamat.